Minu puhul rahvusvaheline noorsootöö on olnud osa minu elust päris kaua, päris juba lapsepõlvest saati. Sest kui ma üles kasvasin, siis ma nägin oma ema, oma tädi, oma igasuguseid tuttavaid ümberringi, kes alati käisid välismaal või siis vastupidi, meil olid just välismaalased kodus või ümberringi meie külas jõule tähistamas ja nii edasi või jaanipäeva. Et see on minu ümber olnud juba väiksest saati. Ma arvan, et ongi mu esimesed mälestused on kas äkki Hispaania vabatahtlikest või Gruusia vabatahtlikest, kes meil siin olid. Ja siis sealt see kuidagi algas ja ma mäletan nagu eriti personaalset lugu sellest ajast, kui ma vaatasin pildialbumeid ja ma nägin, et mu ema sõi äkki, ma ei mäleta, mis ta sõi, kas mandariini või apelsini või midagi sellist. Ja siis ma olin hästi kade ja ma tahtsin ka puu otsast apelsini süüa, aga ma ei saanud, sest et ma ei käinud reisidel niimoodi. Ja ta ütles mulle juba siis, ma arvan, et ma olin kuskil kooli esimestes klassides, et kui sa oled, ma ei tea, 16 või 15, et siis sa saad ka hakata käima sellistes projektides. Ja kuidas asi läks, ta ütleski, et ole aktiivne ja tee palju asju ja käi noortekas ja käi noortevolikogus ja panusta, et siis sa ühel päeval saad ka minna ja käia ja teha. Ja ma ütleks, et see ei olnud nii, ma otseselt ei võtnud seda endaga kaasa iga päev ja ma ei teinud seda aktivismi nii-öelda sellepärast, et kunagi kuhugi välismaale minna apelsine sööma, aga mingi sädeme, mingi särtsuda mulle andis kindlasti. Ja siis, aga ma ei jõudnud oodata, kuni ma 15-16 olin, et ma esimest korda äkki osalesin ise mingites rahvusvahelistes projektidest 12-aastasena ja isegi tegelikult kirjutasin sellel ajal oma esimese projekti. Aga siiski, kui koroona nii-öelda hakkas natuke kahanema, see pandeemia aeg või mingite kahe pandeemia vahel äkki, siis meil toimus Gruusia projekt. Ja Gruusia projekt oli selline eriline, sest et see oli Gruusias me käisime noortevahetusel ja see oli hästi palju nagu looduse kohta ja ellujäämise ja sport natuke ühendatud seal kõiges sees. Ja sel korral kui ma nagu käin täna mingites kohtumistes või töötubades, kus küsitakse, et mis on need mingid pöördepunktid, mis su elu muutsid, siis alati ma mainin seda Gruusia projekti, sest et seal ma kohtasin mingeid inimesi, kes mulle palju andsid, aga näiteks ma olin esimest korda mägedes ja see nagu habras tunne, mis mu sees oli tollel hetkel. Ja kui ma seal olin just teismelisena mingis muutumisperioodis, mingis nagu eneseotsimisperioodis, olin seal looduses nende suurte võimaste mägede vahel, siis mul olid nagu külmavärinad, et seal olla ja ma tunnen, et nagu see hetk muutis minus midagi. Need projektid, kus ma käinud olen, on mulle andnud hästi palju sõpru üle maailma esiteks, sest et kui me käime näiteks üle Euroopa ükskõik kus praegu, siis niisama reisimas, siis see sõprus ei ole ainult see, et sa näed ühe korra ja siis on kõik läbi, sest et Euroopa on siiski nagu avatud maailm praegu ja me satume igale poole, ma satun igale poole üle Euroopa ja siis see on teistmoodi, sest et ma kogen, ma lähen külla kellelegi või siis, kui ma lihtsalt näiteks läksin Pariisi, siis lähen ka külla siis nendele tuttavatele, keda ma olen kunagi projektides kohtanud ja siis ma näen ka loomulikult seda kohta läbi nende silmade, et see ei ole selline ühekordne, tihti on ka ühekordseid sõprusi, aga iial ei tea, on ju. Sõprus, mis on nagu pidev, aga samas et sa saad külla üksteisele minna ja siis kogeda jälle uuesti midagi teistsugust ja see side, mis seal tekib, mis tekib rahvusvahelise noorsootööga, on see, et üldiselt need projektid on mingi teemaga ja need teemad lihtsalt on nagu seostavad sind ja neid teisi inimesi, kes on kokku tulnud, et selle teemaga tegeleda. Ja see nagu ka seostab teid nii palju, et see on äge ja see on eriline, ma arvan, sest et kui sa oled Eestis mingites linnades ja siis on ikkagi raske on tihtipeale leida endaga samasuguseid inimesi, siin on ainult, ma ei tea, 10 inimest mu külas minu vanust veel, on ju, aga seal on, aga siis, kui tulevad üle maailma kokku või üle Euroopa kokku erinevad inimesed, kes on sarnased, siis see on äge, jah.
jah, see on mind, täna olen Hollandis ülikoolis, jah. Ma arvan, et ilma ei oleks. Ma arvan, et iga noor võiks käia ära, et tulla tagasi targemana, sest et on nii palju, kuidas teisiti tehakse, on nii palju, kuidas on võimalik erinevalt teha, igasuguseid asju, kas või alustades koduköögist või mingitest, kus hoida prügikasti või mingid sellised igapäevased asjad kuni süsteemsete võimalusteni välja, et kuidas võiks haridus olla tehtud erinevates kohtades või üleüldse mingid valimissüsteemid või otsustused või liidripositsioonid ja hierarhia või mida iganes. Et on väga palju võimalik kogeda ja selles mõttes sa õpid niimoodi, mida sa õpikust ei õpi, sest et seal on mingi limiit ees, et kuidas sa võid aru saada. Ja selles mõttes ta annab kogemust, jah. Et iga noor võiks käia ära ja siis tulla tagasi, et meil Eesti elu ka paremaks teha. See on minu plaan. Ma arvan, et põhjus, miks ma praegu Hollandis elan ja ülikoolis õpin välismaal, on ka see, et mu kogukond ja mu inimesed ümberringi on alati olnud siuksed avameelsed ja toetavad ja et mine ja käi ja näe ja koge erinevaid asju ja erinevaid kultuure, inimesi, tegevusi ja nii edasi ja siis see avameelsus on minuga kuidagi kaasas käinud. Aga see ei tähenda, et mu kodu olen ära unustanud, et selles mõttes Eesti on ikkagi parim alati.